tere, mina olen Ivar Rühka. Täna on 17. juuli, istume siin Rühka rallitiimi garaažiboksis ja hakkame minema Auto24 Rally Estoniale. Sellel rallil on kaardilugejaks Priit Hain. Esimest korda sõidame koos seal rallil. Rally Estoniat sõidame Siim Plangi käest renditud Citroen C2 R2-ga. Auto on just läbinud uuenduskuuri, kuna eelmine nädalavahetus üks soomlane keeras sai 4 korda katuse. Nüüd tänu sellele saame ka parema vedrustuse alla, kuna ennem all olnud Bossi vedrustus sai kannatada. Nüüd pannakse meile alla Riiger vedrustus ja mootor on üle vaadatud, et auto on kindlasti hea ja loodame, et peab ilusti vastu. Meil on siis A6 klassi masinaga, millel on 1,6 liitrine mootor, 180-190 vabujõudu. Käiguvest on 5. otse järjestikliitlusega käiguvest. Homme idee järgi peaks meil olema väike test enne rallit, aga see test on küsimärgi all, kuna ei teada, kas auto saadaks veel päris kokku. Läheme omandama kogemusi ja kogume katsekilomeetreid, mis on meil selle aasta suurim eesmärk. Kiiruse näitamine pole see aasta meie jaoks oluline, pigem leida mingisugune stabiilsus ja arusaam, kuidas tegelikult peab rallit sõitma. Ise hakkame tunni aja jooksul Võru poole sõitma, viime sinna rehvid neile, istmed, aitame kleebime auto ära, paneme nimed peale, sponsorlogod, nokitseme vähe, paneme kõik asjad enda käe järgi, paneme kaamerad paika ja siis õhtul võtame rahulikult ja loodame, et homme saab juba kihutamise maitse suhu, et käpa soojaks enne rallit. Kohtume Võrus! Till I need new shoes. Yeah, I said don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop giving me Tervist! Kohe oleme minemas testi. Jõudsime eile juba Võrru, mehaanikud valmistasid autot ette. Oli veel ette liimida klaasid ja teha suht palju tööd. Aga mehaanikud on kõigega ilusti hakkama saanud. Auto aeti just garaažist välja, töötab, kõik on ilus korras, kleebitud, kivikaitse pandud. Nüüd lähme kohe Kuremäe lõigule testi tegema, proovime natuke autot seadistada, õigemini Siim proovib ja kontrollime Priiduga koostööd. Et praegu on tunne hea, närvi sees ei ole, lähme teeme testi ära, siis vaatame, mis tunne siis on. Et näeme peale testi.
trennis käidud, autoga 56 kilomeetrit läbitud. Tunne väga hea. Auto oli minu arvates ka super, kõik toimus väga hästi, mootor käis, vedrustus oli super, siin kommenteeris ka nii palju, et amort oli tema arvates väga heas seades. Oleme tänase päeva rahul, et homme siis paneme raja kirja ja reede õhtul hakkame siis juba teistega võidu sõitma ja õigeid katseid läbi. Näeme homme. Parem 4,5 maha. Esimene katse nimega Honda Catrice oli õppimine. Meelde tuletamine, kuidas asi käib. Võtsime rahulikult, sõitsime oma sõitu. Oli ka üks säre moment, kui trampliinilt maandudes leidsime end kraavi tervelt. Õnneks pääsesime. Kuigi nii mõnigi auto lendas seal rajalt välja. Enda sõiduga väga rahule ei jäänud. Trampliin paremalt, 70, trampliinilt vasak 0 ja trampliinilt parem 2 hilja, 20 trampliin vasakult, 30 parem 2 kiire, parem 2 kiire, 40, parem 4 kiire maha. Vasak 2 pikk. 40, vasak 3, 30, parem 2 ülipikk läheb 3,5, see läheb 3,5 ja trampliin paremalt 20, vasak 4 kiire, pärast trampliini kirra 20, parem 0, 20, trampliin keskelt, parem 3. Teine katse kandis nime Lihakarn. Üldiselt võis katsega rahule jääda. Suuri vigu polnud, sõidutunne tekkis juba veidi parem. Kohati saime päris hea tempo peale, aga see oli vaid mõneks hetkeks. Koostöö Priiduga oli väga hea. 20 trampliin, 5 parem poolteist, 5 parem poolteist, 30 parem 4 kiire ja vasak 1, 40, vasak poolteist või vasak 3,5, viskab ja parem poolteist ja vasak 2 pikk ja parem 3. Kolmas katse nimega USS Security oli minu jaoks selle ralli parim. Saime enamus katsest sõita hea rütmiga ja kõik klappis. Auto toimis hästi ja hakkasin juba vaikselt aru saama, kuidas peab selle autoga kruusal sõitma. 70, vasak 1 trampliinile 20, parem 3 ei lõika ja trampliinilt vasak poolteist, 50, parem poolteist, vasak 4 usu, 70, trampliin, 70, parem 3,5, 2,5 ja parem 3, vasak 2,5 ja parem 3, 40, vasak 2 pikk kiire, 100. Neljas katse kandis nime Sportland. Sõit hakkas järjest paremini välja tulema. Usalduslegendi aina kasvas. Katse lõpupoole, ühes aeglasemas kurvis käis üks kõva pauk. Saime vist mingi suure kiviga pihta. Täpselt ei tea. See ehmatas meid korraks ära ja lõi rütmi sassi. Algul arvasime, et purunes ka rehv, aga nii see õnneks polnud. Üldiselt võis katsega rahule jääda.
vasak 2, 70, parem 1 trampliinile läheb poole teiseks, 50, parem 1,5 ja parem 5 maha paki taha. 5. katse oli nii-öelda linnakatse, mis kandis nime Auto 24. Sõitma pidi märjal asfaldil tuusarehviga, mis oli meie jaoks täiesti uus kogemus. 60, Võtsime hästi rahulikult, vasak 2 sest pidamisest polnud meil aimugi. Tagantjärgi võib öelda, et isegi liiga rahulikult. Pidamine oli üllatavalt hea. 30, parem 2 paki juures, parem 2, 70, vasak 0, 50, trampliin, 20, parem 2. Katse keskel oli üks tehistrampliin, millele lähenesime nii nagu peab. Enne trampliini vasakuga kõvasti pidurile, paarkümmend meetrit enne hüpet pidur lahti, hüppes olles hoidsin ilusti peal, nagu peab. Maandudes viskas mingil põhjusel auto tagarattad maast lahti ning auto risti ja siis käisime üle katuse. Okei või? What if the star melts and I don't see you? As you are now, ever again. The perfect halo of cold hair and lightning. Set you up against the planet's last dance. Just for a minute, silver port sky. You up like a star. I will follow. Now it's found us. Gotta find you. I don't wanna run. Just overwhelm me. I don't see you. As you are now. Ever again. The perfect halo. Tere! Nüüdseks on Rally Estoniast möödas juba parasjagu aega. Ralli algas kõik ilusti kenasti, otsisime nagu enda sellist rütmi, aga seda rütmi ei õnnestunud meil leida, et sõit oli niisugune kõikuv, et mõni lõik tuli nagu tundsid, et tuli väga hästi ja mingis lõigus nagu tundsid, et noh, et ei tulnud nagu üldse, et pidurdasid liiga palju ja kurve ajal tõstsid palju pidurit ja noh, kiirusega võib mõnes mõttes nagu rahul olla, et seal oma klassi konkurentidega, kellega me arvasime, et me võidu võiksime sõita, olime me enam-vähem ühes augus, ühel katsel meie natuke peal, teisel katsel nemad natuke peal. 5. katsel oli siis nii-öelda linnakatse, asfaldikatse ja kruusarehvidega. Oli meil plaan sõita nagu hästi rahulikult, et seal võita ei ole nagu midagi, aga kaotada on palju. Kahjuks meie kaotasime palju. Oma arust nagu midagi valesti ei teinud, et enne trampliini sai vasaku jalaga pidurdatud, korralikult seotud. Paarkümmend meetrit enne trampliini pidur lahti, gaasiga trampliinile peale. Trampliinis hoidsin gaasi peal, mitte põhjas, aga peal. Ja rool oli kõik sirge ja nii kui maandusime, viskas persse maast õhku uuesti ja auto paremale poole risti. Siis jõudsime vaadata, et elektripost on otse ees. Mõtlesin, et olen paremalt poolt mööda, et tundus, et nagu tee äär on teega tasa. Siin mööda minema, siis seal ei olnud tee äär sile, vaid seal oli nagu kraav, aga rohi oli lihtsalt teega tasa. Ja siis kraav võttis meid sealt kinni ja viskas meid paar korda üle katuse ja seal meie ralli lõppes. Paras, kui nagu avariid autot üle läksime vaatama, et mis see kannatused on, siis nagu selgus, et paremalt tagamordilt on amordipalloon kadunud. Alguses arvasime, et noh, et selle avariiga ära tulnud. Ja siis hakkasime nagu oma peas mõtlema, et kuidas nagu nii sai juhtuda, et lihtsalt niimoodi viskas risti ja mismoodi ja siis nagu jõudsime järeldusele, et äkki see amordipalloon oli enne kadunud juba, et 4. katsel käis meil mingi kõva kolakas ka ja niisugune nagu oleks mingi suure kiviga põhja alla või kuskil saanud, aga nädala pärast või peale rallit läksime Võrru autot vaatama ja seal nagu asja arutama, et mis nüüd saab.
vaadates rattakoopasse, siis rattakoobas oli õliga koos, sillatala oli õliga koos ja auto oli põhja alt õliga koos. Ja seal oli juba kruusatolm peal. Nagu kruusatolm kinni jäänud. Aga kui see nagu balloon oleks seal trampliini avariis ära tulnud, et kus see õli sinna sai ja kus see tolm siis sinna sai. Järeldasimegi sellest seda, et see amordiballoon on ennem läinud ja et see on nagu vedrustuse viga, et see õnnetus juhtus. Sa ei mõtle trampliinile minnes, et äkki nüüd mul amort ei tööta, et ma nüüd hüppan. Loodan, et see järgmistel etappidel niisugust ebaõnne ei koge, et kui nagu ei lähe kihutama ja ei lähe midagi püüdma ja tahad lihtsalt nagu kogemust omandada ja sõita omad sõitu niisugust mõistlikus tempos, mitte nagu pingutada isegi mitte väga. Ja siis nagu juhtub niisugune õnnetus, siis nagu noh, see nagu morjendab natuke, et niisugune ebaõnn ja jälle mingi jama ja jälle mingi avarii ja aga noh, selline see motosport on ja pead norgu ei lase ja meie jaoks lõppes ralli nii. Nüüd vaatame, kuidas teistel läks. Stockmannis piiramata küll. Võtaks jah. Tähest on markeid, soodukat ka sellega.
Did I be by your side? 'Cause I'm a ride or die. Whether you fail or fly,